Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Tere laupäeva hommikut! Teie ees on jälle saade Naudi meie elu. Meid ootab ees seiklusrikas hommikupoolik. Kõik meist teavad ja väga paljud armastavad burgereid. Aga kas sina oled kuulnud, et on olemas ka miniburgerid? Siit saab siis väga väikeseid burgereid. No ikka tavaburgeritest ikka väiksemaid jah, et see kogu mõte on, et pisikesed burgerid, mitu erinevad maitsed. Et tellitakse korraga siis rohkem kui üks burger? Jah, ühes komplektis on 3 burgerit. Ehk alati, kui tellitakse, on taldriku peal 3 erinevat burgerit ja kõik nad siis ka erineva maitsega. Millised erinevaid burgerid teil siin on siis? No numbriliselt kokku võib-olla kuskil 15-16, aga selliseid kombinatsioone on kuskil 4-5. Sarnaseid saab ka tellida, või ka päris mitu. On nii taimetoitlastele kui kala ja loomulikult siis veise, maheveise liha. Mida te peale burgerite ja friikartulite siin veel pakuta? Kõike, mida saab näpuga süüa. Erinevaid juustusid, mis on siis friteeritud, friikartulid, mida me siis teeme slopi võtmes, kui nii võib öelda. Igasuguste köögivilledega ja juustude ja nii edasi. Et selline finger food. Mulle just öeldi, et mõistlik oleks sellist burgerit kindlasti süüa kätega, mitte noa ja kahvliga. Vaatame, kui hästi mul see õnnestub. Mini Burger Factory on keskendunud just kodumaisele toodangule nii jookide poolest kui ka siis millest burgerid valmistatakse. Ja kuskil 50% on siis kogu meie toorainest orgaaniline ja loomulikult on meil ka sellega kaasnevad siis ka toidud, mille juurde me teeme ka toidu ja joogisobituse, et siis igapäevaselt on võimalik tellida omale hamburgerite komplekt, mille juurde on ka sobitatud siis kindel jook. On orgaanilistest jookidest on ökolimonaadid, ökojääteed ja loomulikult siis vanemale generatsioonile üle 25 erineva käsitee õlle. Nii et 15 erinevat burgerit, veganitele burgereid ja lastele burgereid ja burgerite juurde on sobitatud ka nende maitsetega kokku sobivad erinevad joogid. Nii et väga huvitav koht. Meil kõigil tuleb ette olukordi, kus oleks vaja minna toidupoodi, apteeki, loomapoodi või mõnesse muusse poodi. Üldse minna ei viitsi või siis aega ei ole. Ja mina avastasin, et selle jaoks on olemas üks väga hea lahendus. Nimelt seda kõike võib lihtsalt endale koju tellida. Tuleb minna lihtsalt ühte veebipoodi ja siit saabki kõik mugavalt ühe hiireklikiga endale koju. Oho, ma näen, et kuna ma ostan esimest korda, siis ma saan lausa 5 eurot oma ostukorvilt soodustust. Nagu näha, on siin ka toitumisnõustaja koostatud retseptid ja ühe klikevajutusega saab kõik selleks toiduks vaja minevad koostisosad endale toidukorvi. Samuti saan ma tagastada Fresco kaudu Taara ja Taara eest saadud raha kantakse minu Fresco kontole.
Minul on väga hea kingi idee, näiteks vanaemale. Miks mitte teha vanaemale jõulukingiks perega üks imearmas fotosessioon ja eriti tore oleks ju seda teha ühes tõelises muinasjutu maailmas. Siin me teeme väga erinevaid pilte. Siin on selline stuudio, kus saab kõike teha. On lastele muinasjutustuudio, kus on erinevad aastaajad, on kevadet, suve, sügist, talve ja täpselt nii palju, kui fantaasiat lubab. Ideid on meil väga palju. Jõuluperioodil on siin samas kõrval jõulustuudio Vana-Eesti stiilis ja samas ka mu selja taga on näha, et sealt on võimalik teha ka tavalisi stuudiopilte ühtlasel toonil taustal. Nii heledamaid, tumedamaid on siin olnud ka budaari pildistamist, perede pildistamised, lapsed, lapseootus ja ütleme nii, et kõik, mis vähegi stuudios teha annab. Fotosessiooni jaoks, et need kostüümid siin selle jaoks ongi. Kuidas peaks fotosessiooniks ette valmistuma? Ettevalmistamiseks on hea läbi mõelda, mida soovitakse. Mina omalt poolt annan päris korralikud juhised riietumise osas ja see sõltub nüüd ka temaatikast. Kui on siin jõulunurk, et see riietus oleks vastavalt sobiv. Siin on nii kampsunites pildistamised, villastes sokkides pildistamised, on ka olnud rahvariietes tulnud inimesed kohale või isegi täiesti spetsiaalselt ostetud täiesti ühesugused riided kogu perele. Ma vaatan, et siin on väike näidiste nurka muudest asjadest peale fotode, mida siis nendest piltidest võib teha. Just, siis ta ongi, et see on üks asi, mida ma päris palju ka nüüd inimestele selgitustööd teen. Et foto ei tähenda ainult seda, et ta on pilt Facebookis. Fotovõimalused on palju suuremad. Tänapäeval kannatab printida praktiliselt kõikidele materjalidele või selles mõttes erinevatele materjalidele, et on padjad, kruusid, pinalid, seljakotid. Siin on selles mõttes küll väike valik, tegelikult neid võimalusi on palju ja palju rohkemgi. Ja kui sina sooviksid oma lapsed saada samasugusele imeilusale muinasjutu pildile või miks mitte sooviksid ise endast ilusaid pilte saada, siis kindlasti külasta meie Facebooki lehte, sellepärast et seal toimub vaataja mäng ja loositakse välja üks tasuta fotosessioon. Sushi-kohti on Eestis väga palju, nii et kas saab üks sushi-koht enam millegagi üllatada? Aga mina arvan, et saab, sellepärast, et kas te olete proovinud sushit näiteks peediga või kitsejuustuga või maasikatega? Kas sa oled ise ka suur sushi-fänn, et sa üldse sellise mõtteni jõudsid, et asutada üks sushi-koht? Ma olen hästi suur toidufänn, aga sushi oli lihtsalt see, mida ma esimesena õppisin tegema. Ja hakkasin tegema seda hästi, sain sellest väga hästi aru ja see tundus huvitav, et seda teha kuidagi teistmoodi. Et Eestis ei saaks ma öelda, et ma teen seda sushit nii nagu jaapanlased teevad ja Eestis võib-olla ei ole see nii kerge teha, sest et see tooraine ei ole siin nii kättesaadav. Et jaapanlastel on üldjuhul ikkagi see, et mida värskem tooraine, mida elavam, mida kiiremini nad saavad seda valmis teha, mida rohkem sellega vaeva näevad, seda parem siis see kvaliteet on. Et me Eestis ikkagi mängime selle peale, et kuidas need maitsekooslused ja tänapäeva toidutrendid on. Et ehk siis, kui on vegan on hetkel mingis mõttes populaarne, siis me oleme teinud mingid retsepte. Ma käisin Iisraelis ja kus ma sain hästi palju inspiratsiooni ja tõin need mingisugused maitsed siia. Meil on praegu olnud siis renoveerimine juba aasta aega, et nüüd me lõpetame selle viimase ruumiga ja tegelikult pildid ja kõik, mis ma olen siia loonud, on selle jaoks, et viimane asi, mis mind kõige rohkem kõnetab, on see, et inimene saaks olla vaba. Et inimene ei peaks kandma oma fassaade ja olla see, kes ta on. Et Sushi Plazas me oleme tahtnud luua sellist disaini, mis oleks lapsik ja kui sa oled lapsik ja sa oled oma sisemise lapsega kontaktis, siis
saad tunda rõõmu, sa saad tunda sellest vabalt. Meie menüüs on ikka sushi, aga sushi, te võite meie menüüs leida sushit näiteks küpsetud peediga, maasika ja lõhega, kanaga, mis on kõige lemmikum olnud. Et ma arvan, et kui mina peaks praegu kanatempura menüüst välja võtma, siis Sushi Plaza võib-olla läheks kinni, võib-olla ei läheks, aga see oleks kahtlase väärtusega juba. Et me oleme teinud sushit mitte ainult nende piiridega, mis on nagu ala kala või mingid muud asjad, vaid tõesti lasknud fantaasial lennata. Et tegelikult samamoodi on jäänud ka nagu suured Jaapani meistrid, et see piir on ainult, sõltub sinust, et mis sushidele ette panna. Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Nüüd ma olen leidnud Tartust ühe väga huvitava keskuse, kust leiab kindlasti palju inspiratsiooni kodu sisustamiseks. Vaatame, mida me siit leiame. Mulle väga meeldib see tagasihoidliku hallitooniga tool. Neid ma võtaksin kohe mitu tükki ümber sellise suure puidust söögilaua. Mida siia Jõekeskusesse otsima tasub tulla? Kuna Jõekeskus on ilusa kodukeskus, siis kõike seda, mis kodu ilusaks teeb. Meil on väga suur lai valik mööblipoode, Masku, Optimus, mööblifurnitur, kus saab kõik võimalikke toredaid vidinaid, et oma sahtlid oluliselt lustakamaks teha kui tavalised. Lisaks on meil siin veel voksmööbel ja ka Unolik, mis pakub täispuit mööblit. Loomulikult ka Prisma, mis siis paneb iile punkti. Et Jõekeskusest leiab väga palju toredaid asju kodu sisustamiseks. Meil on päris suur sõbrad sõbrale pood, leiab kõik võimalikke taaskasutus, mööblit, riideid, nõusid, maale, kõik võimalikku. Kas Tartu kesklinnast on Jõekeskusesse raske pääseda? Tegelikult ei ole, et hakkad tulema mööda Turu tänavat ja siis teed ühe vasakpöörde, et tegelikult ei ole siia pikk maa tulla. Autoga on siin väga mugav käia, meil on 500 parkimiskohta ja selles mõttes parkimisega siin küll kindlasti kunagi probleeme ei teki. Ja parkimine maja juures tasuta samuti, nii et... See voodi on nüüd küll iga lapse unistus, ma arvan. Mis teil siin peale diivanite veel head on? Me pakume tegelikult seinast seina. Söögilauad, toolid, diivanid, voodid, kapid, et väga lai valik on tegelikult meil. Et kui Masku valikut tervenist üldse vaadata, mis meile kuulub, meil on üle 30 000 erineva toote üldse siis. Leidub igale maitsele midagi. Ja mida siia põhiliselt otsima tullakse? Põhilised müügiartiklid on ikkagi diivanid ja jenkivoodid. Et neid võetakse kõige rohkem meil. Et meil on, ma loodan, et ma ei luiska ka Eesti üks laiem valik üldse. Et proovime võimalikult palju pakkuda siis erinevaid variante kliendile. Ilusad mälestused on nüüd talletatud, jõulukink vanaemal olemas, nüüd on aeg rääkida ilust. Mis teil siin teha saab? Me pakume väga populaarset spa-teenust suhkrudepletsiooni Sugaring. Mille poolest see erineb teistest samasugustest teenustest? Suhkrudepletsioon, see on vähem valulik naturaalne alternatiiv teistele depilatsioonimeetodile.
Võrreldes vahadepilatsioonist sugaringprotsessis nahka ei traumeerita, sest pasta eemaldab ainult karvat. Peale protseduuri ei teki nahal ärritusi, kasvad muutuvad õhemaks, nahk muutub pehmemaks. Tänu naturaalse koostisele sellel protseduuril praktiliselt puuduvad vastunäidised. Sugaring teevad mitte ainult naised, vaid ka mehed. Soovitame protseduuri korrata 1 kord kuus. Kuidas teie juurde aega broneerida saab? Broneerida aeg saab meie Facebooki kodulehel Sweetepill või ilukalender.ee. Kuidas sa depilatsiooniga rahule jäid? Olen väga rahul, käin Juule juures juba aastaid. Minu sõbrannad käivad ka, teeb väga hästi, soovitan kõigile. Valus ei olnud või? Ei, saab kannatada, mõnus, väga sõbralik suhtumine. Ja miks sa just siin oled käinud aastaid? Sest minu jaoks ta on parim ja ma siiralt soovitan kõigile. Järgmiseks meil on väga põnev võimalus jälgida, kuidas käib juuksepikenduste paigeldamine. Samal ajal siis saame küsida, kuidas ta seda teeb, kui kaua ta seda on teinud, kuidas neid juukseid hooldama peab ja nii edasi. Ja lõpuks me näeme ka valmist tulemust. Ma küsingi kõigepealt, et mida teie salongis üldse teha saab? Meie ilusalongis on võimalik saada maniküür, pediküür, ripsmepikendused, püsimeik, juuksuriteenused, aga täna ma soovin rohkem rääkida juuksepikendustest. Meie juures on ilus modell, kellel on ilusad tumedad juuksed, aga kui me näeme, nad juuksed on hästi peenikesed, lühikesed. Meie ilus modell soovib täna saada pikkust ja kohevust juurde. Täna me paigaldame 40 cm juuksepikendused. Kui kaua selleks aega läheb? Selleks läheb umbes 1,5 kuni 2 tundi aega. Kas tegu on siis päris juustega? Loomulikult kasutame ainult Luxslavi juuksepikendused, mis maailmas on kõige parimad. Ja täna me paigaldame 40 cm juuksepikendused ja kuna kliendil on peenikesed juuksed, siis meie kombineerime ja paneme standardsed kinnitused ja mikrosalgud. Kui tihti neid pikendusi siis on vaja hooldada? Tavaliselt hooldus tehakse iga 3–3,5 kuu tagant. Kui klient tuleb meil hooldusele, siis kõigepealt me võtame pikendused maha, siis kui on vaja näiteks juured värvida, siis meie tubli juuksur saab juured värvida ja samal päeval me saame need pikendused tagasi panna. Et seda kõike saab siis ühel päeval teha? Jaa, et kui klient tuleb hooldusele, siis me võtame pikendused maha, kui on vaja juured või juuksed värvida, siis värvime ja samal päeval paigaldame need tagasi. Väga huvitav on siin seda jälgida ja varsti juba me näeme tulemust. Kuidas siis kodus neid hooldama peaks? Kindlasti kammida iga päev ja kasutada õige kamm selleks, teha maskid ja regulaarselt käia hooldusel. Meil on olemas sellised juuksed nagu teipjuuksepikendused, mis on külmkinnitus ja samas keratiinjuuksepikendused. Meil on olemas selline loki struktuur, samas hästi sirge struktuur, ilusad sirged blondid, et iga kliendile pakkuda õige juuksetüüp. Meie salongis töötavad oma ala professionaalid ja juuksepikenduste paigaldamise kogemus on üle 8 aasta.
leidsin veel ühe väga huvitava jõulukingi variandi. Nimelt on olemas selline eestimaine tootja nagu Oma Marta, kes teeb väga huvitavaid taignarulle. Olgu siis liivaküpsis või piparkook või šokolaadiküpsis või mõni teine küpsetis. Eriilmeline taignarull teeb igast küpsetisest kunstiteose. See on unikaalne viis piparkookide valmistamiseks. Samuti võib selle abil luua unikaalseid pumateid või tordipealseid ning paljugi muud. Taignarull võimaldab tõepoolest loomingulisust, seega sellega on võimalik töödelda savi, luua värvilisi mustreid ja palju muudki. Köögis taigna töötlemisega piirdudes tuleb aga iga küpsetis omanäoline ning see võib sööjaid kahtlema panna, kas tegemist on tõesti sinu koduste küpsetistega. Taignarullid on tehtud pöögipuust, need on valmistatud peent graveeringut võimaldava laserlõikuriga ja seejärel käsitsi kaetud naturaalse linaõliga, mis tagab toote ohutuse ning vastupidavuse. Taignarulli sees on metallvarras, mis võimaldab sel ühtlaselt keerelda. Valminud taignarull pakitakse kinkepaberisse ning see võib jõuda just sinu või su sõbra köögilauale. Taignarullide puhastamine on samuti imelihtne. Tuleb kasutada vaid vett ja tavalist harja, mis järel tasub enne uue taigna kallale asumist oodata täieliku kuivamiseni. Peale puhastamist võib taignarull aga riiulil olla tore kodukujunduselement. Oma Marta on paari aasta vanune küpsetajate enda soovidest ja inspiratsioonist sündinud idee. See sai alguse Lätist ning on jõudnud viimaks Eesti köökidesse ning siinsete küpsetajate kätesse. Seega võid sinagi olla üks esimestest eestlastest, kelle taignarullile pole vastast. Ei saa ju ometi lõunanaabritest kehvemad olla. Tänan sind, et vaatasid meie saadet. Loodan, et saime sinu laupäeva hommiku veidikenegi seikluslikumaks muuta ja ega siis midagi, kohtume jälle nädala pärast.